see onupoja poliitika jutt nüüd siia, et see on ajalooliselt muidugi, me nii kaugele ajaloos tagasi ei lähe, aga see onupoja poliitika tõepoolest siiamaani eksisteerib ja see eksisteeribki sellepärast, et on väike ettevõtlus. Ja see väike ettevõtlusel sa pead, käsi peseb kätt ja sa võtadki oma tööle need inimesed, kes sind ümbritsevad, keda sa tead. Ja see tuleneb ka väga palju sellest, et osades piirkondades on näiteks tööpuudus 60%. Ja see lugu oli järgmine, et bensiinijaamas inimene töötas ja ta tegelikult ei teadnud autodest, mitte midagi autolaenutuskohast. Ja ta lihtsalt oli sinna tõesti tööle võetud, aga ainult sellepärast, et ta oli mingi küdi-kädi nadu, mida meie eesti keeles mingi sugulussuhe, mida mina isegi ei oska öelda, mis sugulane oli. Ja siis ma küsisin, et kas ei ole siis nagu kedagi sinna teist tööle võtta, kes ka nagu oskaks arvet pidada või mingit raamatupidamist sul seal peaks või. Ja siis oligi see, et ta lihtsalt vaatas mulle otsa ja küsis, et aga ta on ju mul see tädi tütre mingi poeg või. Kas ta küsisingi otsa, kas lugeda või kirjutada oskab. Ja ta on koolis käinud, et ta oskab natukene lugeda, kirjutada. Sest et teatud piirkondades on ikkagi veel sellist inimest, mis meile tundub nagu absurdne, et on kirjaoskamatus. Aga ei, ta on su sugulane. Sa ei saa teda hüljata, sa ei saa teda jätta kuhugi lihtsalt ripakile. Ta teeb sul seal midagi. Et onupoja poliitika on neil ikka väga tugev. Rohkem võib-olla, kui me sinna minnes tahaksime. See paistab lihtsalt igalt poolt välja. Maffia on teine lugu, aga me räägime praegu onupoja poliitikast.